Head seda aastat sulle ka! Tšau, mina Piret siin ja ilusat alanud aastat teile kõigile. Ja kuna paljudele meeldis minu storytime video autodele hääletamisest ja mul on neid lugusid ja jutte autodega seoses veel, siis ma mõtlesin, et ma räägin teile veel mõned lood. See esimene lugu ei ole võib-olla seotud just hääletamisega, aga võõrasse autosse minekuga on see lugu seotud küll. Võib-olla mõned mäletavad, et kunagi oli olemas selline suhtlusportaal nagu Rate ehk siis rate.ee. Ja kui ma veel koolis käisin, siis see oli kunagi väga populaarne ja väga paljudel olid Rate'i kontod ja väga palju käidi pildistamas ekstra Rate'i konto jaoks, et ma saan siit jälle uued Rate'i pildid. Ja nüüd tagasi mõeldes oli tegelikult see leht väga kahtlane, sest et nagu tegelikult paljude interneti suhtlusportaalidega, siis tegelikult sa ei tea, kellega sa räägid ja kui ta ei ole just su hea tuttav, kellega sa ka igapäevaselt võib-olla suhtled või oled varem kokku saanud, siis ütleme niimoodi, et tasub ettevaatlik olla. Põhimõtteliselt oli selline asi, et üks ilma pildita kasutaja, lihtsalt nimega kasutaja hakkas minu piltide alla kommenteerima ja Rate'is oli veel nii, et ta ei pidanud sinu sõbralistis ega midagi olema, et ühesõnaga kõik said jätta kõikidele kommentaare ja nii-öelda suhelda kõikidega. Ja üks võõras siis ilma pildita kasutaja, mingisugune tüüp, kommenteerimis mu pilte, kirjutas mulle igasuguseid selliseid ilusaid kirju, et sa oled nii kena ja nii tore, saame kokku. Koos sõbrannaga mõtlesime, et et muidugi saame selle tüübiga kokku, et jumala lahe. Tookord ma võisin olla vist, ma arvan, et mingi 16 maksimum ja minu sõbranna oli veel minust noorem. Ja me vastasime, et jaa, et saame kokku ja jumalast lahe ja sel tüübil oli veel oma auto, mis ilmselgelt tähendab, et ta oli täisealine ja meist ikka juppmaad vanem. Ma ei öelnud küll sellele inimesele õnneks oma aadressi ja me leppisime kokku, et me saame kuskil viadukti juures kokku, et jaa, me tuleme sinna, ja siis kuna me ei olnud tema piltigi näinud, siis ta vist ainult kirjeldas oma autot, et umbes mingi jaa, ma tulen oma rohelise Moskvitšiga, et saame siis kokku viadukti juures. Ma isegi ei tea, kust Eesti otsast ta siia kohale tuli. Siit õpetus teile, palun ärge tehke neid lollusi, mida meie tegime. Uskuge mind, see ei pruugi lõppeda hästi. Aga jah. Me siis mõtlesime sõbrannaga, et enda arust oleme jube kavalad, et vaatame eemalt nagu, et milline see inimene välja näeb ja kui me ei taha temaga kokku saada, et siis me lihtsalt läheme ära. Aga me valisime mingi täiesti selles mõttes suvalise koha, et me seisime seal, ootasime seal ja nägime, et see Moskvitš jääb seisma ja siis see tüüp põhimõtteliselt kutsus meid nagu kohe autosse, et no tšau, ma jõudsin kohale, et nagu tulge peale. Sel hetkel meil oli juba nii imelik, et me ei julgenud ka mitte nagu temaga kaasa minna. Ühesõnaga, see tüüp esiteks oli täielik koll. Ta oli, no ilmselgelt, kui tal oleks olnud pildiga kasutaja seal Rate'is, siis keegi polekski julgenud taga kokku saada. Aga ma ei tea, mis me siis mõtlesime. Mõtlesime, et äkki ta on nagu tore inimene. Ühesõnaga, me istusime ta autosse ja siis ta umbes jutustas ja sõitis nagu veits ringi, mis oli nagu ka väga selles mõttes kahtlane, et ta oleks võinud meid lihtsalt endaga kus iganes nagu kaasa viia. Me juba istusime ta autos. Aga jah, peale selle, et ta nägi meist palju vanem välja, peale selle, et ta nägi suht koll välja, oli aru saada, et tal ei ole ka lihtne nagu inimestega suhelda,
et selle tõttu ta seal internetis nagu tutvusi otsis. Ta oli siuke täiesti awkward ja selline pahur ja ühesõnaga meie jutt ei sujunud. See oli väga imelik ja siis üks hetk vähemalt tuli mu sõbrannal mõte, et et sõidame ühte lahedasse kohta, et sealt saab jalutada ja seal on ilus ja tore ja ta viis meid ühe põhikooli juurde, mis ei asu siin Jõgeval, mis oli Jõgevalt väljas, aga ma igaks juhuks ei ütle ka selle kooli nime. Ühesõnaga selle sõbranna ema töötas seal koolis ja tal oli jah mõte, et me lähme nagu, et las ta viib meid sinna ja siis me lihtsalt põgeneme. Aga nali oli siis selles, et ta siis sõitis selle kooli juurde ja me tulime sealt autost siis välja, natuke maad nagu kõndisime ja siis me panime sõbrannaga jooksu ja arvake ära, mis tüüp selle peale tegi. Selle asemel, et aru saada, et me ilmselgelt kardame teda ja et me ei taha nagu taga suhelda ja selle asemel, et nagu sellest aru saada, võtta seda teadmiseks ja lihtsalt nagu olukorraga leppida ja ära sõita, ta läks oma rohelisse Moskvitši ja hakkas meid taga ajama. Ta nagu konkreetselt, ta sõitis meile igale poole järgi, kus me jooksime, üle muruplatside, üle selle kooli territooriumi, kuhu me nagu üritasime põgeneda. Põhimõtteliselt sõitis üle muruplatside, üle mingi kõnniteede, asjade, ajas meid autoga taga. Ja me lihtsalt jooksime sinna kooli sisse ja põhimõtteliselt me saime sellest tüübist ainult tänu sellele lahti, et minu arust selle kooli direktor tuli välja ja nagu hakkas sõimama seda tüüpi, et mida sa teed. Ja siit loo moraal. Palun ärge suhelge internetis võõraste inimestega. Te ei tea, kes nad tegelikult on. Nad võivad ka öelda, et nad on keegi teine. Ärge kutsuge neid oma isegi kodulinna. See võib tunduda alguses, et saab nalja ja teeme nalja, aga tegelikult see olukord oli lõpuks ohtlik. Toleks meid võinud vabalt endaga kaasa viia, sest oli näha, et see inimene ei ole nagu normaalne ja et ta ei taju reaalsust nagu vist väga normaalselt. Nii et meil sõbrannaga vedas, et meid põhimõtteliselt ei röövitud sealt ja et ta ei viinud meid vägisi endaga kaasa kuskile. Ja teiseks meil oli sel hetkel, kui me selle tüübiga kokku saime, juba piinlik, et me nii rumalad olime ja me ei oleks võib-olla julgenud ka nii-öelda abi küsima minna, aga meil sel hetkel siiski vedas. Sel hetkel vedas, et me julgesime nagu põgeneda sinna koolimajja ja abi otsida ja meil lihtsalt vedas täiega. Võtke meie lollusest õppust ja palun ärge tehke kunagi seda viga. Jah, see on üks minu võib-olla üks hirmutavamaid kogemusi võõrasse autosse minemisega. Aga see muidugi ei takistanud mul hääletamist edasi. Et mul on seoses autode peale hääletamisega veel selliseid kriipisid, hirmsaid kogemusi. Ükskord sõbrannaga Tartust Jõgevale hääletades, siis see ei olnud võib-olla otseselt nüüd mingi tohutult šokeeriv kogemus või hirmutav, aga samas sa ei tea kunagi, mida tegelikult inimene mõtleb. Ühesõnaga me sõbrannaga, ühe teise sõbrannaga hääletasime Tartust siis Jõgevale ja see oli ka suhteliselt õhtul, oli juba pime ja mingisuguse tüüpide seltskond võttis meid peale. Nad olid ise sellises peomeeleolus, et jee, võtame tšitid auto peale umbes on ja enne siis Jõgevat. Me küsisime, et me soovime Jõgeval maha minna ja põhimõtteliselt nemad sõitsid edasi nagu Jõgevalt läbi ja lihtsalt Jõgeva siis nagu teeots jäi nende tee peale. Ja enne seda Jõgeva teeotsa me siis hakkasimegi seletama, et jah, et juba selle esimese teeotsa juures võite seisma jääda.
ja tüübid lihtsalt hakkasid tükist juttu ajama, et mis, et ärge minge maha, et tulge meiega edasi ikka, me lähme peole, et meil on nagu jumalast lahe mingi saunapidu ja tulge meiega kaasa ja nad ei peatunud selle esimese teeotsa juures. Ja sõbranna oli veel selline ka umbes, et ihihihihi ja ei julgenud nagu midagi vastu ka öelda, mul on nagu palun ära itsita, see ei too meile head nagu kaasa. Ja ma üritasin jääda hästi konkreetseks ja enesekindlaks, et ei, meil on vaja minna, me veel vist mingi ajasime mingit jama, et me oleme õed ja me lähme vanaema juurde ja ühesõnaga ajasime sükest eriti ontlikku korralikku juttu ja ma ikkagi jäin nagu endale kindlaks ja mina ei itsitanud, ei läinud nagu lõbusalt kaasa, mõtlesin, et ei, me ikka vanaema ootab meid ja jääge ikkagi siin teise tee juures nagu seisma ja jumal tänatud. Me saime ikkagi seal Jõgeva kandis nagu seisma ja nad lasid meid auto pealt maha ja me lihtsalt kõndisime see paar kilomeetrit sealt tee otsast kesklinna, kuhu meil tegelikult oli vaja minna lihtsalt ise, sest et me ei tahtnud seal autos rohkem olla ja nad vahepeal jah ütlesid, et oo jaa, ei me viime siis teid kesklinna nagu ära, aga lihtsalt me jah nagu ajasime mingit jama, et me elame seal samas lähedal, et ei ole vaja, et me lähme, et peaasi, et me lihtsalt sealt auto pealt maha saime. Ja õnneks meil tookord vedas. Aga jah, jälle üks selline kahtlane seik. Oli ka üks selline lugu, kus me olime selle sama sõbrannaga ühel peol kuskil Jõgevalt väljas, põhimõtteliselt Laiuse lossi Varemete kandis oli üks koht, mida sai rentida ja seal oli üks pidu ja noh, see pidu on veel omaette story. Võib-olla kunagi ma räägin ka sellest, ühesõnaga see pidu oli üks paras katastroof ja me tahtsime sealt ära saada ja oli öö ja me mõtlesime, et me kõnnime koju ja see on tegelikult päris pikk maa ja mõtlesime, et kui peaks mõni auto mööda minema, siis me hääletame selle peale ja proovime hääletades koju saada ja siis põhimõtteliselt jäigi üks auto seisma, see oli mingi siuke vana logu ka mingi Žiguli või Moskvitš või mingi siuke vana auto ja seal sees istusid põhimõtteliselt 3 sellist tohutut kolli, 3 kolli, üks tahmakoll oli roolis ja 2 tahmakolli istusid üks eesistmel ja üks tagaistmel ja meie siis põhimõtteliselt meid sõbrannadega oli ka 3, ma ei tea, kuidas me sinna autosse isegi ära mahtusime. Aga mina ja mu 2 sõbrannat siis istusime sinna autosse, see võis olla öösel mingi kell 3 või öösel kell 4, ime, et me sinna autosse üldse saime. Aga kuna oli suvi, juba hakkas valgeks minema ja põhimõtteliselt üks nendest vanameestest, mingid tohutud habemikud ka veel ja üks nendest vanameestest hakkas mu ühele sõbrannale mingit täiesti lolli juttu ajama, hakkas oma mingi kätt talle põlve peale toppima ja hakkas seletama seal midagi, et oo, sa oledki minu kaua kadunud mingi lapselaps või ma ei tea, mis juttu. Teised vanamehed nagu väga ei teinud ka sinna midagi, lihtsalt naersid. Meil oli lihtsalt sõbrannaga siuke tunne, et lihtsalt sõidu pealt teeme ukse lahti, hüppame välja, nagu me juba plaanisime seda, et mingi põhimõtteliselt lugesime nii 1, 2, 3, aga see autojuht siis lõpuks ikkagi kuidagi sai juba aru, et me hakkame sealt autost välja hüppama ja peatas õnneks auto kinni ja me saime sealt auto pealt maha ja õnneks me saime suht Jõgevale ikkagi lähedale, aga see oli suhteliselt ebamugav kogemus. Aga õnneks me olime tookord 3 ja üks võib-olla samamoodi imelik, aga veidi positiivsem hääletamiskogemus oli mul selline, et ma tahtsin vist Tallinnas hääletada ja taaskord mingisugused tahmased töömehed võtsid peale ja tookord ma olin üksi. Üks nendest autos olevatest töömeestest hakkas siis siukest juttu ajama, et kuule, et kui sa hõbesõrmust tahad, ma annan sulle hõbesõrmuse ja mul on nagu ei aitäh, et ma ei soovi mingit hõbesõrmust nagu mingi, mis asja nagu, mis sa hakkad mingi
kätt paluma või miks sa mulle mingit sõrmust tahad anda, onju. Ja tükk aega nad nagu naljatasid seal ja midagi rääkisid, aga lõpuks see tüüp nagu tõsis häälega, et ei päriselt ka nagu, et ma leidsin ühe sõrmuse rannast nagu liiva seest, mis on hõbedast ja ma ei saa seda koju viia, et nagu naine saaks nagu jumalast vihaseks mu peale, et ei usuks, et ma selle rannast leidsin, et hakkaks mingi küsima, et no, kelle sõrmus see on ja nii edasi, et päriselt ka, et nagu palun võta see sõrmus endale, et nagu, et ma ei saa seda koju viia. Mul oli nagu tükk aega küll, et nagu, mis asja, et nagu pärast tahab midagi vastu nagu ka, et ma ei saa nagu seda sõrmust võtta. Ja see oli siuke naljakas selline, ma ei teagi, kas see on nagu rohkem meeste või naiste sõrmus, aga jah, lõpuks ta andis mulle selle hõbesõrmuse ja ma tänasin teda ja jah, nad just lõpuks küsisid mu telefoninumbrit ja ma ei julgenud nagu enam nagu selle peale nagu ei ka öelda, et kuule, et ma ei anna sulle oma numbrit nagu, et sa oled mulle sõrmus andnud ja nii. Ma vist andsin isegi oma numbri, aga ma niikuinii ei võta tundmatuid numbreid vastu ja ma ei mäleta isegi, kas nad helistasid, aga jah, see lugu oli ka väga ammu ja mul on minu arust see sõrmus siiamaani alles kuskil. Aga jah, selline lugu hõbesõrmusega ja hääletamisega. Muide, ma otsisin ja ma leidsin praegu selle sõrmuse ülesse, mida see üks autojuht mulle tookord andis. Nii et mul on see sõrmus isegi alles. Sõrmus näeb välja selline. Siin on isegi hõbeda proo sees, kui te näete. Ja hääletamisega on mul ka üks selline veider lugu olnud. Et ükskord ma jälle üritasin Tallinnasse hääletada. No siis mul oli ammu juba kool läbi ka ja selles mõttes ma olin natuke vanem. Aga oli pime aeg, õhtune aeg, aga mul oli ilmtingimata vaja just Tallinnasse saada ja ma hääletasin ühe auto peale. Ja see autojuht võttis mind peale ja ütles mulle konkreetselt, et ma võtsin su peale selleks, et ma olen väga väsinud, ma olen väga unine ja palun räägi või seleta või tee midagi nii, et mul ei tuleks uni peale, sest muidu ma jään magama ja me sattume autoõnnetusse. Ja see oli taaskord üks hirmutavamaid kogemusi hääletades, sellepärast et just siis, kui sa pead midagi seletama või rääkima, siis ei tule sul mitte ühtegi mõtet pähe ja ma üritasin mingeid lugusid rääkida ja jutustada, aga põhimõtteliselt ma seletasin ja rääkisin ja tüüp oli kogu aeg roolis niimoodi. Ja jälle nagu üritas ennast ärkvel hoida ja jälle sõitis ja jälle tiksus ja ei magama ja mingi jonksutas selle rooliga. Ma olin nagu surmahirmus, ma mõtlesin, palun jõuame juba Tallinnasse, nagu ma tahan ellu jääda, nagu palun ära jää magama. Ja põhimõtteliselt ta pani isegi vahepeal raadio käima ja ma üritasin nagu kõva häälega kaasa laulda, trallala, ära jää magama. Ma arvan, et tal oleks targem olnud lihtsalt kuskil seisma jääda ja natukene välja puhata. Ja soovitage oma lähedastel ka, kes väsinud peaga sõidavad, pigem tehke üks paus ja tukkuge natuke ja siis sõitke edasi, sest et väga ohtlik on sõita unise peaga. Tegelikult on mul igasuguseid lugusid autodega seoses ja hääletamistega ja üldse veidrate juhtumistega veel, aga ma vaatan, et see video hakkab juba väga pikaks minema ja lõputult ei saa ka rääkida. Ja mõne loo võib jätta ka järgmistesse videodesse, aga sellised kummalised juhtumised siis autodega. Nii et palun olge ettevaatlikud, eriti noored ja teismelised. Kui on võimalus, siis palun ärge hääletage üldse ja kui just ei ole teist võimalust, siis minge koos sõbrannadega, ärge minge kunagi üksi võõrasse autosse, sest te kunagi ei tea, mis inimestega te kokku saate. Ja ma arvan, et see on tänaseks videoks kõik ja palun likeige ja subscribe'ige, kui teile see video meeldis ja ma tänan teid kõiki, kes olete mu kanaliga liitunud. Nii tore on teid nii palju siin näha. Aga kohtume taas teiega järgmises videos. Tšau!